Idee tuua kokku huvilised rahvatantsijad ja eesmärk tantsida 2019. aasta tantsupeole tuli Hiiumaa kalurite päeval, kus ikka häid mõtteid võib pähe tulla. Luminoorte esimene trenn toimus 17. novembril 2017. aastal, kus üsna treenitud spordipoisid ja tüdrukud täielikult alahindasid rahvatantsu intensiivsust ja said kiirelt aru, et tants ei ole pelgalt takt ja samm ja keerutus, vaid pigem jooks, hüpe, tõste, painutus, sirutus, samal ajal kopikas kanni vahel ja alati naeratus näol. Seda, et rahvatantsuga väljendatakse tegelikult tundeid, mõtteid ja suhtumist ning jutustatakse lugusid, saime teada veel palju hiljem. Tänaseks juba teame, et kui vaadata partnerile tantsujale õigesti silma, on ka sokikannas augud näha. Õpetaja Helena-Marianna Reimann sai vaevalt anda esimese tunni, kusjuures esmakordselt algajatele täiskasvanutele, kelle eelnevat rahvatantsu kogemus täielikult puudus, kui vajas paariks nädalaks pausi ning palus õpetaja Ene Jakobsoni end asendama. Enegi polnud sellist seltskonda varem näinud, kuid pidas vapralt asendustunnid vastu ja suutis grupile esimese tantsugi selgeks õpetada. Olge lahked, hoige ja vasenda. Tantsutreeningud läksid käima suure hooga, kes puudus, harjutas iseseisvalt reisil või komandeeringus. Juhtus, et Eesti rahvatantsu nähti Kataris, Lumistes Alpides, Pariisi ooperiteatris ja mitmel pool mujalgi. Treenisime ja nerveerisime tantsupeo eel ikka korralikult. Oli ka neid, kes nii mõnegi trenni lõpus küsisid, millal see jama ükskord läbi saab. Oli hetki, kui olid jalad sassis või siis hoopiski pead. Igatahes hea, et kõige selle pusimise käigus meil suhted sassi ei läinud. Oli meid ju täpselt 8 paari ja ainult ühegi inimese loobumine oleks meie kõigi unistustele kriipsu peale tõmmanud. Suure töö vahele jagus ka rõõmsamaid hetki, näiteks kui endale rahvariideid valisime ja veel rõõmsamaid, kui neid esimest korda selga panime. Loomulikult meeldisid tüdrukutele kõige kirevamad ja kõige lillelisemad riided. No mis sa naistest ikka tahab? Mehed jäid aga truuks tagasihoidlikule ja soliidsele joonele. Kuid aeg veereb ju teadupärast kiiresti. Ühel hetkel pidime oma tantsusammud
ja uued riided tähtsale komisjonile ette näitama. Need, kes närveerida oskavad, närveerisid veelgi rohkem. Ja siis seime juhtuski. Ühel hetkel leidsime oma nime tantsupeoliste nimekirjast. Kuid sellega üllatused ei piirdunud. Veidi hiljem selgus, et lumenoored olid saanud tantsupeol koha koguni esireas. Ega me tobud pole. Saime kohe aru, miks esireas. Seal ei saanud me ju teisi tantsijaid liiga palju segada. Kuid kaval saatus tahtis enne suurt pidu veel kord meie meelekindlust testida. Vaevalt paar nädalat enne proovide algust saatis ta ühe meie tantsija seljaoperatsioonile ja teisel murdis hüppeliigese. Ainult tänu heale sõbrale Peetrile ja väga kangetele valupaigistitele saime ka nendest katsumustest jagu. Kuna algajate treenimine on karm töö, käisid meie treenerit abistamas mitmed tantsupedagoogid, kellele luminoored siiani väga tänulikud on. Tantsupeo Minu arv repertuaaris olnud kolhoositantsu aitas meile õpetada ka tantsulavastaja Karim Soosalu, kes oli ühtlasi meie liigijuht. Tema tantsijad kohe laval näemegi.
sealt taoti lahti ja helvis pasest. Olen soo, tantsime koos. Auke ja karjeid on kuulnud mu alati avatud kõrvad. Kuidas appi on püütud ja kuidas on sündinud mõrvad. Jälitajaid on jäänud mu musta sügavikku. Seal nad avatud silmil ootavad igavikku. Olen soo, tantsime koos. Liiga killuke mets mehi peita ei suuda. Liiga killuke jõud siin ilmas ei midagi muuda. Kõik, kes jäi minu sisse, ja vei maeta maha. Aga nii mõnigi ohver pääses mu laugaste taha. Olen soo, tantsime koos. Selline mõnus seltskondlik tegevus koos minu toredate töökaaslastega. Ka riietus oli seinast seina. Ratturikostüümist, triiksärgi, viigipükste ja Chaneli pärliteni välja. Tundus, et kõik ei olnud ka teadlikud, mis peaorganisaatoritel lõppsihtmärgiks tegelikult seatud oli. Mina muidugi armu ei andnud. Neid vaadates otsustasin, et teen trenni täpselt nii nagu oma noortega. Ega mul endalgi suuremat kokkupuudet algajate rahvatantsijatega pole olnud. Peamiselt koolitan täna põhikooli ja gümnaasiumiealisi tantsijaid. Varasem töökogemus on olemas kõigi laste ja noortegruppidega 3–20-aastasteni välja. Lisaks ka täiskasvanud, kes on oma ansambli vilistlased ehk suure kogemusega tantsijad. Mõtlesin, las saavad kohe ausa pildi ette, mida kujutab endast üks rahvatantsutrenn. Kellele ei meeldi, see saab kohe loobuda. Ja ausõna, veidi isegi kartsin, et mitte keegi ei tule järgmisesse trenni. Aga kõik olid taas rivis ja korralikult tantsutrenniks sobivad riided seljas, jalanud jalas. Isegi meestele olid ostetud riidest tantsusussid. Jah, just need balletisussid. Vaatasin neid tantsimas, nende põnevil suuri silmi mind vaatamas, huviga kuulamas, kui midagi selgitasin. Just nagu esimese klassi õpilased. Kogu saal oli täis neist kiirgavat rõõmu ja õnnetunnet. Ning sellest sündis järgmine otsus minu peas. Ma ei tohi ja ei saa neid alt vedada. Püüan anda kõik endast sõltuva, et see väga värvikas, väga erineva tantsutasemega, aga samas ülipühendunud ja püüdlik seltskond tantsupeole viia. Täita nende suur unistus, lasta neil seda protsessi kogeda.
Ka kõik asendusõpetajad valisin väga hoolikalt, mõeldes läbi, kes meile antud ajahetkel kõige rohkem kasu võiks tuua, kes saaks meid kas või ühe sammukese peole lähemale liigutada. See kõik oli suur ja põnev väljakutse ka minule endale, võiks öelda isegi, et proovilepanek. Lohutasin end ja vahel ka oma kallist abikaasat, et see on ju vaid projekt, maks 2 aastat lisatööd ja pingutust, siis on mul jälle kõik pühapäevad vabad. Aga siin nad nüüd täna on, minu kallid luminoored, juba 5 talve. Üksikud paarid on vahetunud, kui kõik on ikka sama säravad ja entusiastlikud. Pühapäevad nendega on puhas rõõm, uskuge mind, kõigi õpetajate unistus on sellised pühendunud tantsijad. Minu kohustus nendega töötades on vaid õigel ajal õiges kohas olla, vajalik repertuaar õpetada, kava kokku panna. Kõige muu eest hoolitsevad nad ise. Elagu luminoored! Järgmisena näete Helena esindusrühma esituses meie lemmiktantsu tantsupeolt Maa hing. Oh,
kui suure tantsupeo ülevad tunded ja emotsioonid maha jahtusid ning kätte jõudis hall argipäev, tuli Luminoortel teha põhimõtteline otsus. Mis saab edasi? Kas loeme selle projekti lõppenuks või jätkame tantsimist? Vastus oli ühtne. Jah, tantsime. Kohe tekkisid järgmised küsimused. Mis, kus ja millal? Silma jäi Tallinnas toimuv spordiselts Kalevi võimlemispidul, mis tundus olevat meile jõukohane ja sobib väljakutse, et kindlale eesmärgile keskendudes sihipäraselt tantse treenida. Alustasime Luminoortele omase usinusega ettevalmistusi, kuid maailmakuulsa viiruse tõttu jäeti kõik üritused ära ja me olime sunnitud võtma hoopis pika tantsupuhkuse. Aga õnneks võimlejad ei jätnud jonni, mõtlesid välja, kuidas saab katkojal pidu pidada ja ühiste pingutustega viisime selle ellu. Piirangute kiuste tantsisime Pirita velodroomil palju muusika ja droonide põrina saatel. Arvestades peo eripära, muutusid ilusad sümmeetrilised sõõrid eriti olulisteks. Särav naeratus tuli suunata droonidele ja jalgu ei filminud keegi. Kuid see võimlejate pidu oli meie vähese kogemuse jaoks siiski üsna veider. Publikut polnud ja tantsu õnnestumiseks hädavajaliku emotsiooni pidime leidma endi seest. Tõsi, suureks abiks olid need vähesed teised osalenud grupid, kes üksteisele ägedalt kaasa elasid. Juhendajad istusid kõrgel tribüünil, toetasid, julgustasid ja jagasid õpetussõnu. Ja nagu sarnastel pidudel ikka, anti jäätist ja kartuliputru viineritega ka. Vaatamata omapärasele publikuta peole, kus suurele tantsupeole iseloomulik emotsiooni saavutada polnud võimalik, olime siiski endaga väga rahul. Boonuseks saime enda repertuaari vahva ja nõudlike elementidega tantsu isa Labajalg, mida kohe teile esitame, ning seejärel näete Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambli soveldajad esituses Aveli Aspergi tantsu Nädala lugu. Rakveremonti parandanud ja siis ükskõik sarpisist neknäkid, mis kätte tulevad. Vanaraha sõna järgi on ikka see, et valsi lugu on see lõpulugu.
Vesi teipä rajunut vesikutta ja saavin kolmapäiv koorma kodon neljässä niisama niitä reereksevestä esmaspäiv veinu täis on teipä rajunut vesikutta ja saavin kolmapäiv koorma kodon neljässä niisama niitä reereksevestä esmaspäiv veinu täis on teipä rajunut vesikutta ja saavin kolmapäiv koorma kodon neljässä niisama niitä reereksevestä teksta. Laukalouna sisäilahti, laukalouna sisäilahti, sisäisiä sisäjuua, sisäisiä sisäjuua, sisäinätsi ralliliä, sisäinätsi ralliliä. Homme oli magada, teise päivät ykräminä, teise päivät ykräminä. Segased ajad kahjuks jätkusid. Covid oli juba peaaegu üks elu osa. Väga paljud suured sündmused jäid ära, Luminoorte tantsutrennid olid endiselt pausil ja tuleviku osas valitses teadmatus. Väikese selginemise sombusesse tantsutaevasse tõid taaskord võimlejad, kes otsustasid viiruse kiuste läbi viia Eestimaa võimlemispeo Kingitus, mis tõi Luminoorte repertuaari tantsuingliskad ja andis võimaluse taaskord tantsida publiku ees Eesti rahvatantsu klassikasse kuuluvat tuljakut. Tuljaku õpetamisega on Luminoorte puhul palju vaeva näinud treener Reet Sillamäe, kelle nõudlik pilk, hääl ja käteplaks on kõigil Luminoortel eredalt meeles. Kuidas saakski unustada Luminoorte esimesel aastal päris esimest tantsutreeningut Reedaga, kes jõudis tunni lõpuks tuljaku õpetamisega kuskile poole peale ja küsis, kas te tahate tantsupeole saada? Ja vastas kohe ise, ärge muretsege, tantsupidu on ju iga 5 aasta tagant. Kui võimlemispeol osalemise plaan oli kindel, siis asusime kibekiirelt taastama kaduma läinud vormi. Kuna siseruumidesse treenima meid ei lubatud, siis kogunesime südalinna kooli taha väikesele staadionile, kus ümbruskonna kutid tavaliselt jalgpalli tagusid. Tuli Helena, kupatas jalkapoisid platsi teise serva ja tantsuingliskade õppimine läks lahti. Käputäis trenne ja Helena lubas meid järgmisesse ringi, eelproovidele, peaproovile, staadionile. Võimlemispeo proovides saime järjekordse üllatuse osaliseks, kuna rahvatantsijate harjumuspärase tempoga tuljak ei sobinud võimlemispeo juhtide arusaamaga tantsutempost ja nii pika sammuga tuljakut pole me veel eluski tantsinud. Staadioniringid läbiti lausa linnutiivul, aga polnud hullu, saime hakkama ja keegi ära ei kadunud. Ja saabuski suur päev, rahvariided selga, vööd pingule ja pidu võis peale hakata. Ilm oli palav, staadion oli kaetud ebatasase plastikattega ja jalkamurule ei tohtinud keegi astuda. Jalgpallurid jälgisid meid kullipilguga ja lubasid kõiki eksinud jalamaid välja visata. Kuid me ei ehmunud.
olime õigel ajal õiges kohas, nägu naerul, jalg sirge ja päkk välja sirutatud. Kõik läks hästi, saime kindlust ning kogemust järgmisteks etteasteteks.
oli luminoorte meeste jaoks esimene pidu, kus nad ilma naisteta segamatult särada said. Mehed nautisid uut väljakutset täiel rinnal ja lisaks eeskujulikude tantsude esitamisele jõudis Juhan Liivi sohi lapselaps ka treeningute ja esinemiste vahel kõik emotsioonid ära odeerida. Järgneb originaali lühendatud versioon. Läksin Rakverre tantsupeole, nagu oleks läinud teole. Mehed koos, tantsuhoos, tulid, ragistasid, nägid, kuniks Iko ja Kati seadsid kõrgemale lati. Tantsulati. Kehasäti, välja lase väeti äti. Oksa mait ja oksa ime, Märt ei olegi nii pime. Lasi meestel ise teha, eks seda pühapäeval ole näha. Kõik on tore, kõik on hästi, tegime nii kuis kästi. Suppi sõime, tantsu lõime, õhtul veidi napsu jõime. Siis, kui pidu hoogu kogus, välja ilmus neiu nägus. Neiud leidid olid sõlmes, paljad olid kaunid põlved. Neiul hilbud olid näpus, neid ta meile müüa pakkus. Lõpuks mehed tegid seda, mida ootas Märt ja rahvas. Meeste väge väetasime, tansult kindlalt äestasime. Luminoorte üks reisitarkustest õpetab. Rahvatants annab tiivad. Päev pärast meeste tantsupidu astusime lennukile, et vallutada rahvusvahelised lavad. 2022. aasta juuli algul osalesime Gruusias tantsufestivalil. Festivaliks harjutasime kokkutantsimist uue koosseisuga, kuna Luminoorte perega liitus 2 uut paari. Gruusiasse läksime päris oma eeskavaga ning hoogsate tantsudega hoidsime festivali tempo üleval. Esinemiste vahelisel ajal tutvusime Gruusia mägise Borjomi piirkonnaga ja seda ikka tantsides. Mitte just igaüks ei saa uhkustada sellega, et on 2200 meetri kõrgusel tantsinud kamba omasugustega tuljakud.
Eelnevale vaatamata me ei väsinud ja võhma jäi veel ülegi. Tegime ajalugu Tbilisis, kui oma toetuse ja lauludega aitasime Paide linnameeskonna UEFA konverentsiliiga jalgpallimängus kohaliku Dinamo vastu võidule. Aitäh toetajatele ja fännidele. Kõik uksed avanesid Gruusias tänu meie mänedžer Magnusele. Videomaterjal reisi mälestustega valmistanu Ingridile. Reis ei oleks olnud sama ilma Holgeri ja tema 2 vanaemata. Aitäh kaasa reisinud sõpradele, kes meid julgustasid. Tegime lauldes ja naerdes läbi pikad bussisõidud, särasime emotsionaalsetel esinemistel ning aitasime teha Eesti jalgpalli ajalugu. Jätsime jälje.
Oleme jõudnud Luminoorte 5. talve ja aeg on kokku võtta meie tänane õhtu. Nagu näha, oleme õppinud palju. Tõsi, meie varbad ei ole veel nii sirutatud ja käed ei liigu nii suure kaarega, kui Helena ootaks. Ja vahel avastame ikka veel, et lisaks välisjalale on olemas ka sisejal. Täna on meie pilk suunatud juba tulevikku. Luminoored alustasid valmistumist ka teiseks Tallinna tantsupeoks, mis kahjuks aasta võrra edasi lükkub, kuid tulemata ei jää. 2024. aasta Tallinna tantsupeoks tuleb naised tanu alla saada ja põlled ette siduda. Hetkel kepsutavad nad ringi nagu vallalised plikad peapaetega ja põll ei kaitse ka kaunis seelikut. Peotantsude selgeks õppimine edeneb meil kenasti. Ristitantsu ja padepolka lihvimisega tegelen igas trennis. Naise ja mehe loo selgeks saamiseks kulub aga veel veidi aega. Kuid nagu varemgi, mis meil jääb vajaka kogemusest ja oskustest, teeme kuhjaga tasa loomuliku ande ja tahtejõuga. Ja kes teab, äkki tantsime ükskord ka Hiiumaa kalurite päeval, kust kõik alguse sai. Tallinna teise tantsupeo repertaaris on Ene Jakobsoni tants Naisemehe lugu ja Helena loodud ristitants. Esimest neist näeme täna tantsuansambel Sõlekese täiskasvanute rühma esituses. Tänase peo lõpetame aga ühise Hedvig Haarde poolt loodud padepolkaga.